Tere tulemast podcasti Õendust nähtavaks. Stuudios on Aleksei Koidenko, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige, õendusjuht, minu kaasasaatejuht, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõpetuli juhataja Kristi Puusepp ning meil on külaline ja täna külla kutsusime Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilast, kelleks on siis Elina Päisene. Ja miks ta on meie saates täna? Me kohe rääkime. Tere! Tere ka minu poolt ja tere! Täna on väga huvitav teema, sest ma olen sellega puutunud kokku erinevates positsioonides, olles erinevate tööandja juures tööl, aga aastal 2016, 23 veebruar toimus tollel ajal Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Arte Gümnaasiumi koostööleppe allkirjastamine. Ja koostööleppe sisuks oli kutse-eelne õppe tervishoiu valdkonnas. Ehk mõte oli anda õpilastele ülevaade tervishoiusüsteemist ja tervishoiu kutsealades. Aga enne kui me alustame kogemuslooga, siis ma küsiks võib-olla Kristi käes, et aasta 2016 oli esimene leping. Tegelikult päris esimene leping oli minu mäletamist mööda üleüldse Laagna gümnaasium ja kohe sellele järgnes Pärnu gümnaasium. Tollel ajal oli see ühisgümnaasiumi nime all minu meelest ja sealt siis järjepanu tulid teised gümnaasiumid juurde, aga see oli juba 2011-12 sellises, et ma isegi siin nüüd täpset aastat pikk ajalugu. Ja need olid need esimesed gümnaasiumid ja pärast seda siis, kui me olime näidanud juba sellist nõnda nimetatud eeskuju ja ka see kogemus nüüd õppijate kaudu läks laiemaks, siis tekkis juurde neid gümnaasiume veel. Hästi, aga siin koha peal siis Elina juurde, et Elina, kas sina oled Arte gümnaasiumis õppinud enne nagu keskkoolis või sa tulid Arte gümnaasiumi õppima just selle suuna pärast? Ja ma tulin just selle suuna pärast tegelikult, et varem ma õppisin Saku gümnaasiumis, aga peale põhikooli mul ei olnud tegelikult õrna aimugi, mida ma teha soovin. Ja siis tuli mu üks hea tuttav, kes ütles, et Artes on nii äge suund, kas sa tahad proovida? Ma mõtlesin, et suhelda mulle meeldib ja kõik sellised inimestega seotud tegevused on ju lahedad. Ja näed, siin ma olen. Nii, aga räägi meile, et kuidas siis, ma saan aru, et see kutse-eelne õppe kestab 3 aastat, kogu seda gümnaasiumi perioodi jooksul, et meenuta need 3 aastat, millised need olid, mida sa said teada, mida sa said teha, kus sa said käia? Ohoo, nüüd ma hakkan pikalt rääkima. No alguses kindlasti oli ta hästi uus, gümnasistil. Palju teid oli näiteks sinu kursusel? Meid tervishoiu poolel just oli miski 17 tükki kokku äkki või? Inimest? Jah, 17. Et väga palju meid ei olnud, aga samuti olid ka siis 12. ja 11. klass. Aga algusaastad olid väga põnevad. Kui sa oled just värskesse gümnaasiumisse läinud ja siis tuled eriti uhkesse kõrgkooli majja, siis on nagu väga vahva. Aga ta oli selline omamoodi. Me tegime igasuguseid asju, kohe esimesel aastal saime kõvasti anatoomiat õppida, mis oli meie kõigi jaoks üks siuke kõva peavalu nagu ikka alati. Ja absoluutselt igasugused vägevad praktilised tegevused olid, käisime igal pool, kõik klassid nägime ära, reaalselt mida kõike meile ka ei näidatud, on ju. Käisite tervishoiu kõrgkoolis? Ja siin samas.
et see oli hästi-hästi lahe ja siis tuli COVID peale. Et COVIDi ajal meil juhtus siuke tore asi, et me ei saanud enam kõrgkoolis käia, siis tulid igasugused piirangud, aga peale seda avanes meil hästi-hästi äge võimalus minna regionaalhaiglasse praktikale. Ja mina olin see äge erakordne inimene, kellel puudus paariline ja siis mind viidi lausa opiblokki, mis oli nii vägev. Seda on hea kuulda. Aga nii, et selles mõttes vedas siis, kes üksikuks jäi, sai boonuse. Just. Ei no seal oli vist paar teist ka veel, kes said sinna, aga no igastahes eriline kogemus oli küll. Ja. Kas õpe, nii nagu sa ütlesid, et sul endal oli nii-öelda maailm lahti ja valikuid ju teisi gümnaasiume samamoodi, et ja sa valisid Aarte selle suuna pärast. Kas see suund üllatas sind siin koha peal või oli see õpe selline, nagu sa olid seda ette kujutanud? No ta kohe kindlasti üllatas, kuna mul ei olnud õrna aimugi, millised on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsiooniklassid ja mis kõik võimalused siin on, siis värskele gümnasistile on ta ikka siuke korralik, kuidas ma ütlen, korralik avastus. Et jah, ma nagu ei mäletagi mingisugust erilist siukest, et nii tore, ma olekski arvanud, et me nüüd hakkame seda kohe tegema ja kõik oli uus septembrikuus. Aga teistpidi üllatust, et seda ma küll ei teadnud, et seda peab ka õppima või seda tegema. Et ega alati kõik tegevused ei ole ju need, mis meeldivad. No seda küll, seda ka kindlasti oli, nagu ma siin juba enne anatoomiat mainisin, aga eks ta vist ole iga tervishoiu õpilase siuke natukene väikene. Ma selleta paraku ei saa. Ei muidugi, no nüüd on ta selge. Aga siin ma kohe küsin, et ma avalikustan ka suur saladus võib-olla meie kuulajatele, aga tegelikult Elina on teise kursuse üleõpilane, see tähendab see, et tal on anatoomia eksam juba tehtud. Juba tehtud. Aga kuidas sa hindad seda, kas sul oli kergem võrreldes nendega, kes tulid otse koolist ja ei ole puutunud kokku selle anatoomiaga ja teie olete seda natukene nagu nuusutanud? Ja, kus juures sellega ma olen täiesti nõus, aitas meeletult. Nagu kohe väga palju. Samamoodi praegu ka meil olid siis õendussekkumise alused ja igasugused sellised praktilised tunnid. Käelised tegevused. Just, et kuna siin me ikkagi natukene saime nuputada ja katsuda ja proovida igasuguseid vägevaid asju, siis tegelikult praeguste klassikaaslastega on küll tõusnud õhku see teema, et nemad ei tunne ennast nii kindlalt, kui mina tunnen, aga samas see on natukene loogiline ka, kui mul siuke väike sa oled 3 aastat ees neist. No just. Kuna selle boonusõppe on nagu ees olnud. Täpselt. Aga ma tahan öelda, et boonus ei ole mitte ainult õppekoha pealt, aga meil on ka üks boonus sisseastumisel. Jaa. Need, kes kutse-eelõppe on läbinud, nemad saavad juurde automaatselt 1 lisapunkti. Jaa, see oli tore. Ja mis võib olla täiesti määrava kaaluka punkt. Eriti arvestades, kui on sisseastumisel väga selline kõrge skoori punktiga inimesed ja siis vahest kümnendikud, seal mingi sajandikud nagu mängivad rolli. Just. Siis 1 punkt on ikka väga selline suur boonus. On. Aga ma küsiks võib-olla, et aga kas sinu lennult, et need 17, te lõpetasite kõik gümnaasiumi edukalt, et palju neist on valinud tervishoiu valdkonda? Praeguseks ma ütleks, et neid tegelikult tilgub juurde. Meil oli hästi palju poisse. Enamus läksid muidugi kaitseväkke kohe peale gümnaasiumit, aga praegu mulle ka vaikselt tilgub igale poole sotsiaalmeediasse, et kuule, tšau! Kuidas see sisse saamine seal oli, et oli raske sisseastumist? 1 lisapunkt. Ja, ma kogu aeg räägin sellest. Et jah, et kuna meil see Arte punktikene ka on, et siis ei ole midagi hullu, mina sain hakkama, saavad teised ka. See ongi nagu ka teiste gümnaasiumite puhul, kus me siis seda õpet teeme Tallinnas 6 gümnaasiumi ja Ida-Virumaal 5 gümnaasiumi, lisaks me plaanime minna Kuressaarde ja ka Pärnus toimub õpe, nii et meil on gümnaasiume päris palju, kes on siis
kõrgkooliga seotud. Aga nende seas, kas on keegi valinud võib-olla teised tervishoiu valdkonna kutsealad, füsioteraapiat, ämmaemandus, arstiteaduskonda? Jaa, muidugi mul kohe värskelt meelub mu väga hea klassiõde, kes läks Tartu Ülikooli ämmaemandust õppima. Et ta oli hästi kahe vahel, kas tulla Tallinnasse või Tartusse, aga kuna ta on meeletu Tartu fänn ja seda üliõpilase elu peab ka elama, siis ta suundus sinna ikkagi. Absoluutselt. Jaa. Nii, aga siin koha peal ma võib-olla küsiks väga selline praktilise nagu küsimuse, et kuidas sa hindad oma kätepesu ja käte desinfitseerimise oskuse ja praktikas, et kas sul on see parem kui sinu kaasõpilastel või samaväärne? Ma arvan, et nad ei tohiks seda podcasti kuulda, aga ma ütleks, et mul on parem. On sul näiteks, praegu sa oled juba õpid õeks, et kas sul on mingid ettepanekud või mõtted, et mida selle 3 aasta jooksul võiks veel ette võtta, et seda eelkutseõppe nagu rikastada või midagi juurde näidata või näha või mida iganes? No meil oli hästi meeletu teema alguses sellega, et nii vähe on neid praktikume, et muudkui istume ja õpime paberitelt, aga samas oli see regionaalagla praktika, aga samas eks see gümnasist tahaks ka natukene seda käelist tööd, et mitte ainult vaatluspraktikat, et Simus tahaks ka võib-olla natukene rohkem midagi teha. Muidugi meil on meeletult palju üliõpilasi ka, et me ei tea, kuhu me kõik inimesed paneme, aga iseenesest oleks väga-väga lahe, kui nad saaks ikka rohkem simulatsioonikeskuses möllata. Jäta meelde, vaatame. Ja, kuidas praktika oli? Mõtled nüüd... Regionaalhaiglas? Jaa, selles suhtes väga-väga põnev. Ma kahjuks ei mäleta nende inimeste nimesid, kes mind seal mööda maja ringi tassisid. Kindlasti Merle Saare üks... Jaa, Merle, muidugi. Just Merlet ma mäletan. Ja Katre Sirel, just. Ja. No seal oli teisi osakonnaõed ja kõik sellised, et no tõesti, kui sa ei ole varem sattunud haiglasse, vahet pole kas siis enda mingi vigastusega, mida iganes, no nii äge oli, selline, satud sinna, lähed sisse, on ju, kõik kutsuvad, tavai, arteõpilased tulevad nüüd siit uksest läbi, on ju, nii uhke tunne oli. Täpselt nagu ma oleks kuskil Grey Anatomist just välja lastud või midagi sellist. Et sulle tekkis ikka tunne, et te olete oodat? Jaa, muidugi. See on väga hea, see on tõesti väga hea. Meil terve klass oli nagu meeletult ekstaasist tõsiselt ka. Ma mäletan seda esimest päeva, kuidas me seal all garderoobis ootasime. Vist jah, Merlet ootasimegi. Kõik istusid seal oma ette, et äkki ma oleks pidanud päris haigla jalanud endale täna kaasa ostma ja siuke mõnus sabind oli sees kõigil. Hästi vahva. Täna, kui sa siin õpid ja ongi tegelikult, ega siis me gümnaasiumi selline projekt on suunatud tervishoiu valdkonnale üldiselt, et muidugi on seal palju sellist, mis tuleb õdedele tulevikus kasuks ja nii nagu sa ise ütlesid, et anatoomia, mis on kõikide meie õppekavade A ja O, ilma selleta ei saa, see on alati ka selline, mille kohta üliõpilased ütlevad nii nagu sinagi ütlesid, et peavalu, aga see on mööduv peavalu. Just. See tuleb ära õppida ja siis on see valu kohe ka kadunud ilma igasuguse aspiriinita. See on fundament. Öelge, mida te tahate, aga mina ütlen, et ei ole võimalik seda tervishoiumaja ehitada, kui sul fundament anatoomia ja farmakoloogia on panemata, siis jääb elu lõpuni see maja loksuma ja ei pea vastu. Et seetõttu see on fundamentaalsed teadmised, mida tegelikult tervishoiutöötaja jaoks on A ja O ja igapäevases praktikas. Aga millal see õeks õppimise mõte tuli? Täitsa ausalt ma võin öelda, et mul tekkis see siuke tuhin sees juba 10. klassi teisel poolel, ma pakuks. Aga siis sa õppisid juba ka seda... Ja, siis me käisime juba siin. Just. See ei olnud sul lapsepõlvest, et... Absoluutselt mitte. Aga meil tegelikult peres tehti ka siuke väike trikikene, et siis kui saadi teada, et ma lähen seda
Artesse nii-öelda siis sinna tervishoiu suunale, siis mulle kingiti jõuludeks kollane stetoskoop. Kollane on mu lemmikvärv. Ja noh, tead, peale seda on raske nagu kuidagi ei öelda, et ma nüüd järsku ei taha või midagi ja ma tõesti tunnen, et nüüd on nagu kohustus ka, eks? Jaa, muidugi, aga ta ei ole selline vastik kohustus, et jälle on ju kogu aeg vaja midagi teha. No ma töötan ka praegu. Tõsiselt ma väga-väga naudin seda, mida ma teen. Töötad haiglas? Jaa, regionaalhaiglas. Abiõene või veel hooldaja? Veel olen hooldaja, jah. Nii, et praktika on ees või käib praegu? Jaa, kohe hakkab. Okei, no kõige põnevamad ajad sul on praegu käes. Aga kindlasti tegelikult sa oled teise kursuse üliõpilane, et nagu ekvaator on varsti käes, et siis kindlasti sa juba mõtled ja et mis nagu eriala või selles mõttes valdkond kutsub sind nagu rohkem, et kus sa näed end tulevikus, kui sa lõpetad õpingud? Kusagi, kus peab hästi kiiresti midagi tegema. Ma tean, kõik ütlevad selle peale, et sa oled nagu iga teine, kes ütleb, et tema läheb kiirabisse ja nüüd ongi niimoodi ja jaksab ja jõuab. Aga päriselt, ma töötan hetkel esimeses kirurgias, ma hullult kaifin seda, mis seal toimub. Samuti meeldib mulle väga ka erakorraline kirurgia, ma olen katsetanud hooldekodus töötamist. Ta on küll vahva, mulle väga meeldib eakatega suhelda, aga seal jääb väheks. Mul on vaja seda, et järsku juhtub midagi ja ma võtan selle nii-öelda juhtiva rolli üle ja ma oskan toimetada. See adrenaliin või nagu, see kogu asi on see, mis täiega juhib. Ma nii fännan seda. Tõesti, nii väga tahaks kiirabi või kuhugi ägedasse kiiresse kohta minna. No kui sa juba oskad niimoodi sõnastada seda, küll sa leiad selle koha, kuhu tööle minna ja leiad oma need kiired kohad ülesse. Ja ma loodan ka. Aga võib-olla ma natukene täpsustan ka seda, et ma tean, et tervishoiu kõrgkooli üliõpilastel on väike eelis, tööalane eelis. Sest nad on väga oodatud tervishoiuasutustesse tööle. Ehk õpingute ajal põhimõtteliselt on võimalik juba asuda tööle ja tasustatava tööle. Ehk selles mõttes, et on võimalik teenida elatis. Kuidas sinuga lood on? Mina töötan hooldajana juba esimese kursuse algusest saadik. Tegelikult ma juba päris väiksena läksin tööle. Mul oli lihtsalt kuidagi kahtlane, et elan ema katuse all, aga võiks ju nagu ise endale mingid ägedaid asju osta, uue telefoni ja muud jutud. Et ma ei tea, mul on kogu aeg külge jäänud siuke, et ma tahaks ise teha ja ise kulutada. Et ma ei peaks kellegist teisest sõltuma siis nii-öelda. Ja hooldajana on ka väga tore töötada. Laiendab kindlasti meeletult silmaringi. Patsientidega saad absoluutselt igasse olukorda satud, väga põnev on, vahepeal väga ebameeldiv ka, aga ma tunnen, et see justkui nagu kasvatab mind tulevikuks, pluss kui peale nüüd kliinilise õenduse praktikat, et peale seda tuleb see abiõe võimalus ka, et jaa, seda ma ootan, see on juba vahva, siis saab päris asja teha ja sellega ka endale leiba teenida. See on siis suurem palk kui hooldaja palk, eks? Just. Aga mis, tegelikult võib küsida ju mina kui juba selles mõttes väga pika staažiga õendusjuht, õendusdirektor. Ma küsin, et miks sa valisid just õe kutsala? Tead, see on nii äge lihtsalt. Ma tean, et ma saan teha absoluutselt kõike. Vahet pole, kus kohas ma töötan. Mul on elu lõpuni töö olemas. Kui tekib mingisugune, ma ei tea, ei taha halvasti öelda, aga mingi katastroof või midagi, alati on õdesid või siis meditsiinipersonali vaja. Ükstas kõik, kus kohas ma ka ei oleks, ma saan välismaal tööd, ma saan Eestis töötada, mul on nii palju võimalusi, ma saan minna perearstikeskusesse, ma saan minna kiirabisse, ma saan minna haiglasse, kuhu iganes. See, lihtsalt see kogu, ütleme niimoodi, mul hakkab kiiresti igav. Kui ma ei saa pidevalt teha midagi põnevat, mis oleks jälle nagu uus või midagi sellist, siis see töö ei ole mu jaoks, ma ei tea, lõbus või meeldiv. Ma tahan, et mul oleks hästi palju vaheldust ja ma leian just, et õetöö pakub seda vaheldust meeletult.
siin ma olen täitsa nõus sinuga, sest ma olen mitukümmend aasta tagasi teinud rahvusvahelisel konverentsi ettekanne, kus ma ütlesin, et õe töö on üle maailma nagu pääs igasse tervishoiuasutusse ehk selles mõttes õeharidus, sellega sa saad teenida leiba võib-olla läbi tasemeeksamite näiteks Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Euroopa riikides üldse on vähem probleeme, välja arvatud, et on vaja kohaliku riigi keelt ära õppida. No jah, seda küll. Selles mõttes ja siis saad asuda tööle ja nii edasi, et selles mõttes tõesti, et siin koha peal nii tulevastele kolleegidele kui nende vanematele, et mõelgi, et see on väga stabiilne selline töölõik või töö see amet, millega tegelikult tänapäeval tänu meie aktiivsetele ametiühingutele, see on üks vähestest kutsealades, kus on juba üle 10 aasta sõlmitakse kollektiivlepingud, vastavalt millele on kokku lepitud miinimumtasu. Praegu on esimesed kollektiivlepingud meie õpetajad püüavad sõlmida riikiga ja nagu me kõik kuulame ja näeme, et see nii laduselt kahjuks ei lähe ja seal on väga palju probleeme. Et selles mõttes mina nagu siin koha peal tõesti toetan sinu valikut, väga, väga õiged valikud. Jah, meil on kollektiivleping või tähendab õdedel. Just, aga sa oled praegu endale teadliku valiku teinud, kutsealat omandad, aga kus sa näed end, võtame 20 aasta pärast? Okei, 20 on siuke hea. Kui minus veel jaksu on, siis arvatavasti endiselt kuskil kiirabis või sellises kohas toimetamas. Aga kindlasti ma näen seda, et mida vanemaks ma ka jään, seda rohkem ma pigem läheksin kuhugi nii-öelda rahulikuma töö peale, ehk siis näiteks perearstikeskusesse, kuigi samas ma ka jätkaks sellega, et mul oleks näiteks paar valvet kiirabis, on ju. Ma tahan seda vaheldust, nagu ma enne ütlesin. Et midagi sellist natukene võib olla rahulikumat, aga mitte nii rahulikku. Tahad sa edasi õppida? Jaa, see on ka hea küsimus, ma olen sellele päris pikalt mõelnud. Vahepeal käis isegi siuke naljakas mõte, et peaks arsti minema õppima, ei tea. Et magister on kindlasti üks teema, mis mul väga-väga südamelähedane on. Eks me näe, kuhu ma jõuan, kas ma jõuan, et sinna ma tahaks küll jõuda. Ja magistriõppe järgi on võimalik doktoriõppesse minna ja? Jaa, igale poole saab minna. Jah, et selles mõttes, et sa siiski näed end praktiseeriva õena, et ambitsiooni juhiks saada, eestvedajaks saada. Ja, jah, midagi sinna kanti. Okei. Et põhimõtteliselt mul on tõesti väga hea meel, et sa vähemalt praegu oma kutseala plaanid jätkata oma sektoris, valitud sektoris. Ja tõesti, meil on väga palju kolleege, kes on aastaid ja aastaid töötanud ja mul on see reede on haigla tööjubilaaride tunnustusüritus, siis ma vaatasin nimekirja, siis on seal 2 kolleegi, keda me tunnustame, et nad on haiglas töötanud 55 aasta järjest. Ossaraks. Nad on töötanud kauem, kui mina olen elanud. Aga niimoodi pühendanud lojaalsed inimesed, kes on valinud oma kutseala ja kõik need aastad on iga päev on pühendanud end patsientidele ja patsiendi heaolule. Et sellised inimesi on tõesti on vähe, aga nad on tõesti kulla väärt. Olen nõus. Aga mis arvad, et kui ma küsiks su käes, et kas on see õige
tegu, millega tervishoiu kõrgkool tegeleb ja haiglad, et pakkudes gümnasistidele selline võimalus, et võib-olla parem, et õpigu oma gümnaasiumi õpingud ja siis, kui on aeg, siis otsustate, kuhu lähete õppima? Ma kindlasti pooldan seda projekti teemat ja just ka enda näite pärast, et ma tulin kõrgkooli, mul oli juba mingi põhi all. Esimene kursus ei olnud pooltki nii raske minu jaoks, kui see teiste jaoks oli. Ma teadsin, kuidas nii-öelda kõige tavalisemad asjad töötavad, mis, kus, millal. Polnud midagi hullu. Nii et ma igastahes kiidan seda otsust kindlasti ja soovitan absoluutselt kõigile, sest et ma olin nii kahe vahel tõesti, kas ma tahan lihtsalt gümnaasiumisse minna, tahan ma hoopis kutsekooli minna, aga Arte see tervishoiu teema oli just super. No igal juhul meil on hea meel, et meil on selline üliõpilane, kes on läbi sellise teadliku valiku jõudnud meieni ja kindlasti sinu karjäär tulevikus saab olema selline, nagu sa seda ise planeerid, ise juhid. Kujundad. Just, et selles mõttes see tõstab ka õdede kvaliteedi märgatavalt. Mina praegu näen nagu sinu silmis. Et selles mõttes, et teadlikkuse tase on tõesti mõõdetav. Aga võib-olla kui natukene tagasi vaadata, et kui see hetk su peas sa formuleerisid, et sa tahad õppida selles tervishoiu suunas. Kuidas toimusid need sisseastumised ja mida sa pidid selleks tegema? No meie saime juba minu arust interneti teel saata, mis see on see sais või mingisugune lehekülg. Jah, et sealt esitasime enda need vahvad dokumendid, siis oli sisseastumistest ja sisseastumisvestlus. Ma ütlen ausalt, mina pablasin väga-väga hullult selle sisseastumisvestluse pärast, sest et igal pool räägitakse, et jaa, kõik on hästi kurjad, kõik ootavad, mitte keegi ei taha kuulda seda, et sa tahad tulla õppima sellepärast, et sa tahad teisi aidata. Noh, ma tegelikult saan aru, see on väga levinud vastus, igaüks ütleks seda, miks sa tulid, ma tahan teisi aidata. Aga noh, kuidagi endast pidi selle nii-öelda sära välja tooma sinna. Ma ei ütleks, et mul halvasti läks, mul vist jäi 0,5 punkti ainult puudu, aga noh, see sai ka jällegi väga määravaks. Aga jah, otseselt mingit erilist valmistust ma ei teinudki. Rääkisin veel ühe õppejõuga, kes meil seda asja Artes koordineeris, Siret Piirsalu. Tema andis hästi palju ideid, kuidas siis ja kas ja millest üldse rääkida, et ei muutuks liiga sisutühjaks see vestlus. Et jah, midagi väga hullu ei olnud, ütleme niimoodi. Pabistasin üle meeletult. Aga nagu sa ütlesid, et sa said teada tuttava kaudu, et selline võimalus Arte gümnaasiumis õppida on. Aga kas sa uurisid, kas kuskilt mujal Tallinna koolides on selline võimalus ka on, et miks just Arte? Arte tegelikult sobis mulle väga asukoha tõttu. Ma kunagi elasin Tallinnas Mustamäel ja Sakust on Mustamäele ei ole mõnus sõita autoga. Aga ei, uurisin küll. Siis ma kuulsin veel, et Tallinna Reaalkoolil oli vist mingisugune lepingukene. See tundus ka põnev, aga noh, mitte et nüüd halvasti enda kohta öelda, aga mul ei ole piisavalt palju ajusid, et Reaalkooli sisse saada. Ja noh, paar teist kooli oli veel ja Laagna gümnaasiumist ma teadsin ka, aga no Lasnamägi natukene siuke halb asukoht jällegi minu jaoks. Mustamägi on siuke hea kodune, siia oli mõnus tulla, läksin selle versiooniga. Aga kuidas vanemad reageerisid selle üle, et nende kalliki lapsuke valib sellist valdkonda? Võib-olla nad ei näinudki sind üldse tervishoiu valdkonnas. Võib-olla neil olid hoopis teised ootused. Jaa, mu ema on hästi tark reaalainetes. Minul natukene põhikoolis ei olnud nii hästi nendega. Aga noh, ütleme nii, et gümnaasiumis asi paranes, kõik olenes õpetajast. Mu ema ei oleks arvanud, et ma lähen just õeks õppima. Ta pakkus küll, et midagi reaalainetega tuleb või üleüldsegi humanitaarsuunas, sest et mulle väga meeldib joonistada ja kogu see kunstimaailm. See on ka selline hästi kodune mulle. Aga kui mu ema teada sai, et mu tuttav pakkus mulle siukse idee välja ja ma ka sinna kooli sisse sain, siis noh, ta vist
siiani, iga aasta jah, vähemalt ühe korra ütleb mulle, et ma olen nii õnnelik, et Steven su sinna Artesse tassis, see on nii tore. Et jah, siin ka tervitused Stevenile. Ja tervitame Stevenit. Aitäh ja ma küsiks võib-olla nende kuuldetorude kohta. Et kas sa nüüd praktikal ka kasutasid neid? Ma ei ole saanud kahjuks kasutada enda omasid. Me oleme üldiselt hästi vähe kasutanud, sest et vererõhu mõõtmine ja midagi rohkem erilisemat veel ei ole, aga nad on mul kapi peal, nad ootavad, nad tulevad muga kaasa. Ja tuletavad sulle meelde kogu aeg, eks Muidugi, ole? Nad on ju kollased ju, kuidas. Nii, aga kui sa nüüd annaksid ka mõne soovituse, ütleme nendele, kes täna alles on võib-olla 8. ja 9. klassis ja hakkavad siin lõpetama ja mõtlevad, et mis siis edasi saab, kas minna gümnaasiumisse või kuskile kutsekooli. Ja kui minna gümnaasiumisse, siis millisesse gümnaasiumisse ja seal on ka valikuid, on ju ka teisi, eks ole, mida gümnaasiumid pakuvad oma valiksuundadena, siis kuidas sina iseloomustad nüüd oma kogemuse põhjal seda, et anda soovitust tulevastele gümnasistidele? Tulevastele gümnasistidele ja tulevastele võib-olla ka õdedele, aga mitte ainult, sest ega ka meie eesmärk ei ole ainult nii-öelda läbi selle õdede eelõpet teha, vaid ikkagi nagu laiemalt. No kindlasti kui sa oledki nüüd seal 8. või 9. klassis, ma ütlen ausalt, mina ei osanud tõesti edasi mõelda, mida ma teha tahan. Kui sul on hästi-hästi palju valikuid, mine selle järgi, mis su süda arvab. Ma mõtlesin, et äkki ma tahan hoopis automehaanikuks saada või midagi, aga kui sul on kuskil mingisugune vahva sõber, nagu ka minu olukorras on ju, kes kutsub sind katsetama midagi sellist, millest sul ei ole õrna aimugi, kas ta on sinu teema või ei ole, gümnaasiumi paberi saad sa sealt nii. Et vahet ei ole, kui läheb, siis läheb. Kogu see katsetamise ja nii-öelda täringute veeretamise teema, see on minu arust see, milles peitub see võlu. Sa kas leiad selle, mis sa tahad teha või sa ei leia. Ja kui sa ei leia, siis sul on alati võimalus uuesti neid täringuid veeretada. Et lihtsalt tee seda, mida sa arvad, et on õige. Ja veel võib-olla siia juurde, et selle meie projekti puhul on selline sisu ülesehitus, et me tahame anda hästi laiapõhjalist tervishoiu valdkonna õpet. Et ühest küljest need, kes siis võiksid edasi oma tulevase elukutse valida selle järgi, kas siis meie kõrgkoolis või Tartu tervishoiu kõrgkoolis või minna Tartu ülikooli võib-olla arstiks õppima, et anda nagu seda aimu, mis see õpe üldse on, mis tähendab tervishoiualane õpe, mida seal õpitakse. Sest siin ka teie õppes oli ju nii hooldus alused kui see anatoomia, eks ole, mis peavalu tekitab, kui seal oli ka mitte nüüd otseselt farmakoloogia, aga näiteks koduapteek, mis on absoluutselt kasulik ju kõikidele inimestele, et korrastada kodus oma apteeki, vaadata, et need ravimid, mis seal on, ei oleks aegunud, et need ikkagi ei tekitaks mitte kahju, vaid tekitaks kasu ja täidaks oma eesmärki. Et siin nagu julgustada tegelikult seda valdkonda valima või siis ka näiteks gümnaasiumi valima selle valdkonna järgi, et see õpe ja see sisu kindlasti tuleb kasuks ka siis, kui tulevikus otseselt ei minda edasi õppima just nimelt neid erialasid. Ja muidugi selles suhtes väikest esmaabi ja kõike sellist on meil ju kõigil vaja. Meil oli isegi ka mingisugune tervise edenduse tunnikene, kus me õppisime, kuidas erinevaid, näiteks ratastooliga inimene jääb hätta talvel. Mida me teeme? Kuidas me läheneme talle? Kuidas sa nagu üldse ütled, et kuule, ma tahaksin aidata, mitte ei lähe lihtsalt lükkama teda, on ju. Et kuidas jääda kas või sellises olukorras viisakaks või midagi. See on selline
ütleme nii, põhielu väärtus, mida sa sealt kaasa saad tegelikult. Jah. Ja, et kui meie paksu lumega praegu siin võib ratastooliga väga kergesti igale poole kinni jääda, siis sina vist niisama mööda ei lähe sealt. Ei, muidugi mitte. Ja muideks vahepeal ma tõesti väga toetan seda ideed, et tegelikult kooliharidus tuleks väärtustada ja tänapäeval ka mõelda läbi, et koolis meie lapsed saaksid need baasteadmised nende vajalikutest eluks asjades. Otseselt ma saan aru, et väga tähtis on õppekava järgi õpetada, teatud väljundid saada ja kõik, aga koolil on ka see väärtus, et ta valmistab noort inimest eluks. Ja see ettevalmistus tegelikult on erinevad valdkonnad puudutav ja tervisevaldkonda. Mina usun, et meil tänapäeval võib-olla ei olekski nii palju probleeme, kui meie noored oskaks pöörata tähelepanu oma liikuvusele, aktiivsuse, füüsilise aktiivsele, vaimsele tervisele. Mitte ainult noored. Ma ütlen just nimelt, aga ma ütlen, et võtame need noori, kasvatame need, siis varsti nad on juba ise lapsevanemad ja juba annavad need teadmised ja oskused koos kooliga oma lastele. Ja siis võib öelda, et 3 põlvkonna pärast meil on tervemad hambad, tervem vaim, tugevam füüsis, tervemad inimesed ja see eesmärk, Eesti tervishoiu arengukava eesmärk, et me pikendame ja suurendame tervelt elatud aastad. Saavutamegi selle kaudu, et me õpetame täna oma noori inimesi kasutama need terviseteadmised enda jaoks. Ja praegu kahjuks, ma ütlen kahjuks, need klasse on mitte rohkem kui 1 käe peal lugeda kokku, aga mina arvan, et see oleks väga suur väljakutse Eesti, kui meil oleks igas klassis selline õppe, kus see valmistaks inimesi tulevikuks ja tulevaseks terveks olemiseks. Täiesti nõus, et see on nii-öelda hakkama saamise õpetus tegelikult. Just. Lisaks need kõik ülejäänud nagu teemad, mis tulekski koolis võtta just selle mõttega, et need saaks kasutada igapäevases elus. Ma olen väga nõus sellega, ma tahaks veel juurde lisada, et tegelikult Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolt saime me ka selle vahva esmaabikoolituse. Nii et kui sa oled gümnasist ja teed autojuhi lube, esmaabikaart on sul olemas. Ja et ka selle esmaabi koolituse koha pealt tõesti, et kes on meie ka gümnaasiumi selles õppes olnud, siis see esmaabi on see esmaabi, mida saab ka ja mida saab siis ka autokoolis pärast ära kasutada. Aga väga-väga hea koolitus oli ka nii, et... Oli jah. Muidugi oli. Ja, ega muidu seda tõendit ei saa. Just. Nii, aga minu poolt on tõesti väga-väga hea meel näha nii säravad silmad siin vastas, kes tulevad kolleegina, tuleb meile sektorisse tööle ja kindlasti patsiendid ootavad just sind. Ma tänan sind. Nii armas. Ja täna meie stuudios oli siis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane Elina Väisene, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõpetaja juht Kristi Puusepp ja mina, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja Tallinna Keskhaigla juhatuse liige Aleksei Koidenko. Aitäh! 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 Kohtumiseni!